Saaremaal Leisis tegutseb Leisi vabatahtlik päästekomando. Käesolev nädal jääb meestele kindlasti väga pikaks ajaks meelde. Nimelt käidi teisipäeval pealinnas, kui Siseministeeriumis anti neile üle 2018. aasta parima vabatahtliku päästekomando tiitel. Mida need mehed siin aga teevad? Seda läheme täna uurima. Millal Leisi vabatahtlik päästekomando loodi ja kui palju on teil liikmeid? Leisi vabatahtlik päästekomando loodi 2012. aastal maikuuses ja meil liikmeid on praegu hetkel kusagil 29 peaks olema. Kas on naisterahvaid ka või on tegemist ainult meesterahvaste pundiga? Tänasel hetkeseisuga praegu naisterahvaid ei ole, aga ei ütleks, et see nagu täitsa nagu meeste punt oleks, et kui keegi tahab tulla, siis võime ka vastu võtta, et nagu kindlalt ei ole öeldud selle kohta põhikirjas. Aga kuidas saada vabatahtlikuks päästjaks, et kas sobib, kui ma tulen ise siia, koputan teile uksele, ütlen, et võtke nüüd mind ka kampa või milline ettevalmistus peab olema selleks? Vabatahtlikuks päästjaks saamiseks on esimene asi on see, et inimesel peab tahe olema, järelikult sul on tahe, kui sa tahad tulla siia. Teiseks pead sa tegema avalduse. Avaldus esitatakse siis vabatahtlikele päästjatele ja me tuleme kokku aastas korra üldkoosolekul. Ja siis toimub hääletamine. Et kõik, kui enamus on poolt, siis saab meie liikmeks. Et enamus hääl siis loeb. Milliseid töid teete üldse peale tulekustutuse, et kas midagi veel? Meil on praegu hetkel liiklusavariid. Et kui siin piirkonnas peaks praegu juhtuma liiklusavarii, siis meie auto sõidaks esimene välja, sest ta on kõige lähim abi, kuni kutselik kohale jõuavad. Et peale selle siis on veel metsakustutus, nagu selle autoga siis toimub. Ja siis eluhoone tulekahjud on praegu hetkel meie kavas. Teid tunnustati tiitliga 2018. aasta parim vabatahtlik päästekomando. Mis te arvate, et kuidas see tiitel teieni jõudis? Me täpselt ei oska öelda, kuidas see tiitel jõudis meieni, aga selles suhtes nagu tore jälle, et meid sellest tunnustati, et meid on märgatud, et meie tegevust. Kas sellise tiitli pälvimine kuidagi muudab ka teie komando igapäevatööd? Igapäevatööd ta just ei muuda, aga meestel ma arvan, et see enese teadlikkus ja uhkus kindlasti tõusis. Kas tähistate ka kuidagi? Või on juba tähistatud? Tähistame tõenäoliselt siis, kui on üldkoosolek, kui on kõik kohal. Miks teie mehed seda vabatahtlikku tööd üldse teevad? Vabatahtlikku tööd teeme sellepärast, et üks asi on kogukond, et me oleme nii kaugel. Teine asi on see, et kui me seda vabatahtlikku lõime, siis enamus, kes alustasid, oli kutselised päästjad ja et see töö on neil, ma arvan, siiski veres. Kas teil on nende aastate jooksul juhtunud ka mõni selline lõbus lugu seoses oma tööga? Lõbuseid lugusi, tagant järgi on ikka juhtunud. Et kui siin vabatahtlik aegu polegi praegust ei tule ette, aga kutselis aeg oli meil selline lugu, et kus päästjad läksid ust avama tõenäoliselt, mis arvasid, et on traagilise õnnetusega tegemist, et vana inimese näol. Päästja ronis aknas sisse, vaatas vana inimene oli seal voodi ja tooli vahel ja läks ukse juurde, hakkas ust lahti tegema, et öelda oma meeskonna vanemale, et meil on siin hukkunu. Siis vana inimene ütles, et kuule poja, et tule aita mind üles. Et ta oli seal 2 päeva juba olnud, et päästja oli päris ära ehmatanud, et surnud tõusak üles. Te korraldate koolilastele ka siin päästeringi. Mida te koolilastele õpetate siin? Koolilaste päästeringi mõte on see, et tõsta koolilaste teadlikkust päästest, mida päästjad teevad. Ja anda neile eluks mõningad kasulikud oskused, mida nad saavad ka igapäevaelus nagu kasutada, näiteks nööridega sõlmede tegemist, et mis sõlmesi kasutada kus kohas, siis tulekustuti kasutamine, kui on tarvidus. Et eesmärk on see, et inimesel oleks olemas mingi tarkuse tera kusagil tagataskus, kui kunagi midagi peaks juhtuma. Loodetavasti seda ei lähe tarvis, siis ta oskab näiteks esmaabi anda.
vaatame siis tehnikat ka, mis masinad teil siin koha peal on? Et siin on Vene teras, ütleks nõnda, et KAS-66 on tegemist ja teda kasutatakse siis meil põhiliselt metsa tulekahjudel, maastikul, kus on raske läbivus. Ja talvel võib ka öelda, et teda kasutatakse näiteks veevõtu kohal, kui põhiautod suure lumega ei pääse juurde, sest tal on 4 rattavedu. Ja peal on tal mootorpump, millega saab katuselt kustutada. Siin on platvorm ja siis mees on siin katusel, kustutab, juhatoru pannakse toru sisse, et siis ta on fikseeritud, ei tosta meest ära ja ülevalt saab kinni hoida. Ja siis sõidetakse mööda tulejoont. Lisaks on talle ette pandud veel siin esikustutussüsteem, et see võtab siis mõlemas külge autol kusagil meeter maad laia veejoa siia ette, et saab kulu maha sõita kiiresti. Ja see möödunud aastal ta sai päris suured tulerissed, et aluvintri, kus mehed läksid taga hommikul välja ja järgmine hommik toimus veel vahetus vabatahtlikel ja alles järgmise päeva õhtul kusagil 11 tuli see auto koju meil. Järgmine auto on meil paakauto, et sellel on peal 8 tonni vett ja ta sõidab suht tihti välja nii hoone tulekahjudele, kus on vett vaja vedada. Ja tal ongi siis 8 tonni vett, pump on siin ees ja taga on kiirväljalasklapp, et see auto saab kusagil minutiga see 8 tonni vett omal kuhugi basseini maha lasta ja uue veetäie järgi minna. Ja siin on meie siis nagu põhiauto, et kutsungiks on tal 3.1 ja tema sõidab nüüd nii kõikidel sündmustele. Ta käiks tormimurdusi tegemas liiklusavariidel, hoone tulekahjudel. Esimesena sõidab see auto alati välja. Ja tal on kõik see baasvarustus nagu peale, et voolikud, siis vesi 2,5 tonni, tal on pump peal ja siis ka liiklusavariide päästevarustus ja ees on vints. See siis kõige rohkem sõitav auto meil üleüldse. Ja selle auto saime alles nüüd eelmise aasta augustikuuses. Saime kätte ja arvele, et enne seda oli meil vana Scania, mis ootab nüüd uut omanikku meil. Ja siin on põhiliin, et põhiliin on siis 2 tööliini voolikud, mis lähevad juhatoru külge, arvmik ja siis jämedam voolik, mis läheb pumba külge ühendusse, et tulekahju kustutamiseks. Ja päästja valib siit omale tööriista, mida tal just tarvis läheb, missugust juhatoru ja võtab voolikud ja läheb sellega siis tuld kustutama. Siin taga on siis selle auto kõige tähtsam organ, mis on pump. Et see tootlikkus on siin 50 liitrit sekundis annab välja maksimaalselt. Ja sellel autol on see, et ilma paagita ta kaua vastu ei pea. Et see paakauto peab suht ruttu talle järgi jõudma. Selle suure veekogusega tõttu. Siis siin on meil käsitöövahenditest, näiteks mootorsaed ja veel lisavoolikuid ja siis erinevaid tööriistu, basseinisöölad, siis madalast veest imemiseks injektor ja siis püksid, et saab 2 voolikut korraga pumba külge ühendada. Siin on meil siis ülerõhuventilaator, et hoones pärast suits välja puhuda, näiteks kellegi toit kõrmem läinud. Ja suitsuandur töötab, et kortermajas siis pannakse ukse ette tööle, aknad lahti, puhub selle korteri lihtsalt suitsust puhtaks. Ja siin on meil tööriistakapp muidu, et siin kõik käsitööriistad, mis meil on ja praegusel hetkel siin peal ei ole liiklusavariide asju, et need on siis noorte ringi jaoks praegust sisse tõstetud. Ja siin on meeskonnaruum, siin on siis esmaabivahendeid ja kotid ja tavaliselt kui me sõidame välja, siis on väljasõit on 3-meheline. Kui tahetakse ainult seda autot, näiteks liiklusavariile, kus paaki pole tarvis, siis kõik 3 meest sõidavad korraga selle autoga välja. Aga kui on eluhoone tulekahju, kus on kaugemal, siis 2 meest lähevad selle autoga ja 1 toob paagiga järgi. Aga kui on siis samas lähedal piirkonnas, siis me oleme katsunud omale mehi rohkem otsida, nõnda, et siin taga on siis juba 2 meest või 3 meest ja siis paakauto tuleb ka järgi. Aga see on siis, kui on võimalik.
kui leian nii palju. Peal on tal redelid ja tuletõrjeauto ikka. Proovige. Võta see kummilutt otsast ära. Ikka ära. See voolika, see. Ja vastu. Võta see ära. Liigub, vaata lukka peale. Vaata, kui palju ta läheb. Ta on väike rasse. Ja ikka küll. Lase tagasi, lase ta kokku. Lase tagasi, ma tahan ka proovida. Võtma arvu, et sooja kinni või. Anna see palju panema. Kui lahti. Ja see asi töötab täpselt samamoodi. Mis te täna siin päästeringis õppinud olete? Me õppisime liiklusavariid. Et kuidas, kuidas teha uksi lahti ja kuidas neid masinaid tööle panna. Mis on siin päästeringis kõige põnevam? Kui me õpime neid uusi asju ja sõlme ja selliseid asju, nagu sõlma. Kas, kui suuremaks saad, kas tahad ise ka hakata vabatahtlikuks päästjaks? Jaa, ma arvan küll. Päästemajades on olemas ka torud, kus siis teiselt korruselt alla tulla. Kas teil on toru ka ikka olemas? Meie majal pole kunagi toru olnud, et kuna vanasti, kui olime siin kutseliselt, siis oli meil valveruum siin samas all, et meil polnud toru tarvis.